stroll on my way to you. Tere hommikust, alustame siis järjekordset vlogi. Me just lõpetasime oma maitsva hommikusöögi ja me magasime suht kaua, peaaegu 10 vist. Alguses märkasime mõlemad sassiga mingi, ma ei tea, minust isegi enne 6. Siis ma vaatasin ka, et mingi vähklesin juba, uni hakkas ära minema, vaatan, sass on telos. Et tal läks uni ära, aga siis ma ikkagi nagu push isin ja proovisin ja lõpuks ikkagi jäin magama ja sass ka lõpuks jäi magama, et siis me magasime õnneks päris pikalt. Sest eile meil oli see kinoõhtu, me käisime seda Die My Love oli vist selle filmi nimi vaatamas Jennifer Lawrence'iga ja ausalt see oli nii halb. Ma pole ammu nii halba filmi näinud. Nagu selles mõttes näitlemine oli hea, ilmselgelt seal on kuulsad head näitlejad. Visuaalselt oli väga siuke huvitav, aga ta oli hästi kunstiline, nagu liiga kunstiline, üliaeglane, imelik. Ja minu arust on nagu aeg ja koht nagu nii kunstilisteks filmideks, et võib-olla ongi mingi Buffil või mingi, ma ei tea, Sundance või mis iganes need filmifestivalid on, kus on siis reaalselt inimesed, kes võib-olla oskavad sellist kunsti hinnata, aga seal kinos, kus me olime, inimesed kõndisid välja poole filmi pealt nagu mitmed ja inimesed mingi rääkisid kõva häälega. No see oli nagu nii, ma ei tea, võib-olla lihtsalt jah, valele publikule ilmselt, aga minu arust ka väga-väga halb. Sassile nagu isegi natuke meeldis, aga noh, sass ongi siuke kunstilisem natukene minust ka, aga mina ei julge seda küll kellelegi soovitada. Aga jah, tänu siis kinole me jäime veits hiljem magama ka ja lihtsalt siuke mõnus oli välja puhata. Ja nüüd üle pika aja minust terve selle vlogmassi vältel mul on nüüd 2 päeva, kus mul pole plaane. Terve laupäev ja terve pühapäev. No okei, mul mingid pisikesed plaanid on, homseks eriti, aga me teadlikult mõtlesime täna sassiga, et vaataks jõulufilme suht terve päev. Ehk siis mul on ühed pidžaamad küll seljas, aga me teeme jalutustiiru enne ja ma panin endale juba pikad pidžaamad siia valmis, mida siis meie movie maratonil selga panna. Peale jalutamist siis lihtsalt vaataks mingeid klassikfilme. Meil on Home Alone kindlasti plaanitud tänaseks, Home Alone 2, sest me käisime ju see aasta ka New Yorgis, mida on kindlasti siis lahe vaadata. Siis sass tõmbas veel selle Tim Alleniga Santa Claus filmi. Siis meil on seal järjekorras Elf, Love the Coopers, me muidugi kõike täna ei jõua, aga hakkame otsast vaatama ja siuksed head klassikud, mis siis võiks jõulumeeleolu täna tekitada. Ja täna on siuke nõks külmem ilm ka, mingi viimast päeva, siis läheb jälle sombuseks ja soojaks ja mereks, aga täna on täpselt siuke mõnus krõbe. Ja jalutama minnes siis ei ole ka nii vastik ja märg jalutada. Nii et hingame kõigepealt värsket õhku, sest kui vaadata minu telefoni sammude trendi enne ilmselgelt naalaga, ma olin mega kõndija, mul oli nagu, ma ei tea, ma arvan kõik see peaaegu 11 aastat, mis naala mul oli iga päev mingi üle 5000 sammu peaaegu, ilmselgelt eranditega, aga siiski. Ja nüüd alates naala surmast, kui vaadata mu telefoni trende sammudega, mul on vist 2 päeva olnud 2 kuu jooksul, kus mul on üle 5000 sammu olnud. Nagu jõhker vahe on sellega, kui vähe ma nüüd kõnnin, aga ma kuidagi ei tahagi kõndida enam neid ringe, sest ma kõndisin neid naalaga ja siis ma olen seda vältinud. Nii et jah, praegu on nagu sammudega olnud nii nagu on, eks kui laps tuleb ja ta peaks ilusti vankris püsima, siis saab jälle samme teha, aga lihtsalt nagu praegu kuidagi on plokk sellega ees. Aga ilmselt oleks tark ikkagi, eriti tänast päeva, kus me plaanime filme vaadata lihtsalt ja istuda teleka ees natukene enda tagumikku liigutada. Nii et lähme käime, hingame värsket õhku, siukest krõbedat detsembri õhku täna, äkki annab natuke jõulumeeleolu ja siis alustame juba oma movie maratoniga. Jõulupidžamad seljas, Lindexist on need, samasugused püksid ka ja ma ei kavatsegi rohkem ennast nendest täna välja vahetada. Ma tegin kiire pesu küll peale jalutust, me olime suht kaua ja mega mingi külm oli õues, aga mõnus oli värsket õhku saada ja nüüd tegelikult ongi juba lõunaaeg, nii et enne kui me alustame Home Alone'iga, mul on siuke pitsapõhjapulber ja siis sinna peale, nagu ikka ma olen teinud viimasel ajal delikates hakkliha, sibulat praen selle hakklihaga koos, mingisugune tomatipüree sinna alla, juustu ja hapukurki, et siukene klassik kodune pitsa. Ma muidu olen siiani niimoodi teinud, et ma teen lihtsalt 4 selle pitsa. Pool sööks täna ära, me sassiga pool homme, aga ma arvan, ma teen oma selle pool pitsat nagu 3 tükiks pigem. Et muidu on võib-olla liiga suur ports praegu. Ja siis, kui see pitsa juba ahjus on, mingi, ma ei tea, mis siin kirjas on, vaatame 15–20 minutit. Okei, no suht easy ikkagi. Aga siis saab juba hakata vaikselt oma filme vaatama ja niisama puhkama. Ja meil on päris palju kingitusi tekkinud kuuse alla, kui te siit näete nii kaugele. No mina ei tea, kes need head lapsed siin majas on olnud see aasta. Siin on ainult minu ja sassi kingid üksteisele, nii et ma ei tea, suht mingi
6-7 kinki, mõlemad tegime üksteisele ja lausa sinna välja, et me panime suht hullu, nagu on väiksemaid kinke, on suuremaid kinke, aga me eelmine aasta vist ei teinudki, kui me ei eksi, ehk siis kuna me oleme mõlemad mingi mega jõulufännid, siis tundub, et see aasta me korvasime, aga mõtlesime, kuna neid on nii palju ja tegelikult me päris jõuludeks sõidame Tallinnast ära, siis võib-olla täna juba avame siuke 1-2 mõlemad, et siis on siuke full jõululik päev. Ja kui me jõudsin oma sõidueksamilt tagasi nüüd kolmapäeval, siis Sass oli ostnud mulle mu lemmiku, mulle tõesti meeldib see maitse pärast ka. Alguses arvasin, et see Freshenet on lihtsalt mingi haip, aga kui ma olen nüüd proovinud erinevaid 0% jooke, siis tegelikult see Freshenet on üks parimaid minu arust, et ta tõesti on siuke mõnus, mullirohke ja noh, maitseb nagu šampus, et paljud nad on lihtsalt siuksed nagu lääged magusad, aga see on tõesti hea ja siin on ka low calorie. Ehk siis ma tahaks seda ka võib-olla õhtupoole juua, sest et selle pitsa kõrvale mul on nüüd sussi sees ainult mingid zero kalori asjad. Ma võtan ühe Pepsi. Ükspäev mul olid sussi sees miniporgandid, siis mul on olnud peale oma glükoosisiirupi diagnoosi saamist veel olnud sussi sees mingid kookoslaastud või midagi siukest. Dried coconut with nectar, mida ma saan täna näksida. Siis ükspäev mul oli sussi sees, oli see Texas popcorn, see kogu pakk on minu arust mingi 300 kalorit, nii et ma ilmselt mingi pool sellest ikka söön täna filmide kõrvale ära. Ehk siis mu päkapikk on mingi fitnessiks hakanud. Võttis kuulda mu muresid vist, et ma söön liiga palju magusat. Muidugi oleks parem üldse mitte neid asju süüa, aga kui ma juba söön, siis mingisuguseid siukseid veits healthy-maid valikuid. Igatahes jah, segame taina kokku, see peab 10 minutit seisma, samal ajal praengi hakkliha ja sibula ja siis juba kõik ahju. You might think the weather's kind of cold, but you know you've got a hand to hold. Come along out and play, what a wonderful day. Your white cheeks are so hard to resist, and those red lips are longing for a kiss. Come along out and play, what a wonderful day. Christmas is almost here, let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Stay outdoors, a different kind of date. I'm all yours and I can hardly wait. Come along, start the show, having fun. All right, Johnny. But what about my money? Guys, I'm eating junk and watching rubbish. You better come out and stop me. Let's be Johnny Depp. Je l'attends 24 heures et je n'ai aucun conseil à demander. C'est tout décidé, je sais ce que j'ai à dire. C'est... Merry Christmas. Esimene film sai just läbi meil filmimaratonil Home Alone 1 ja ikka nii nunnu nagu alati. Kuigi seekord ma mingit detaili ei mäletanud, ma ei tea, kas ma eelmine aasta vaatasin. Võib-olla ikka vaatasin, ma üritan iga aasta ikka seda vaadata. Aga see Kevini pere oli nii õel algusest ta vastu. Okei, ma saan aru, kui see baas oleks, aga kõik vennad õed pluss täiskasvanud. Ehk siis mul oli tast alguses juba nii kahju. Aga nii nunnu oli jälle, nii et 10-10. Järgmiseks me avame ühed kingid. Ühe avan mina. Ja ühe avab Sass enda omades. Ja siis me vaatame Home Alone 2. Nii, kas sa tahad valida esimesena oma kingi, Sass? Mina tahan seda väikest rohelist. Mina olen pisi, ära minult salmi küsi. No nii. Nonii. Ja ma võtan siit siis. No võta lihtsalt mingi. Saad ju lõpuks kõik avada. Ja siin on salm. Õues kaukus pakane. Õu oli... Čeká. On näha või? No, on läbi sarvaga ja on näha. Tundus, et sarvasel ikkagi nagu tõmbavad. Saan selga panna kohe. Ilusad värvid. Väga ilusad värvid. Nexti meeste pidžaamad. Peaks olema head puuvilased. Sobivad sulle ka? Väga ilus. Minu kingikord, kui siin on karbitäis sütt, siis läheb kakluseks.
Nice one. Väline kõvaketas. Sass kinkis mulle ühe välise kõvaketta juba ammu. Siis ma panin oma YouTube'i videoid sinna ja igast asju, aga nüüd ma tahtsin eraldi nagu tööasjade jaoks ühte ja isiklikud asjade jaoks teist, sest mul see eelmine juba hakkab täis saama 1 tera. Ma ei tea, kuidas isegi võimalik on. Aga nüüd 2 tera. Nii et see on väga hea ja praktiline. Kindlasti kulub ära. Aitäh, jõuluvana. I saw mommy kissing Santa Claus. Film number 2. Suht sarnane algus. There's no guarantees. I got a better idea. Stores ain't gonna deposit cash. Even if it's just once, only for a couple minutes. I just need to tell him I'm sorry. Mom, I'm sorry. I'm sorry too. Merry Christmas, Mom. Teine film läbi, Home Alone 2. Juba hakkame väsima filmidest, aga ikkagi nunnu. Ja nii palju ei olnudki isegi äratundmisrõõmu. See Plaza Hotel oli küll. Ülejäänud oli siuke ilmselt lihtsalt vanast ajast juba. Jah, park, aga me ei käinud minu arust siukestes kohtades. Alguses, kui Kevin New Yorki jõudis, siis ta oli nende kaksiktornide otsas mingi tegi pilte. Ehk siis nii ammune 90ndate film. Kas tahad teist kinki ka avada? 1 kink veel ja siis aitab kinkidest täna, sest tegelikult pole veel jõulud. Jõulud on alles nädala aja pärast, nii et 1 kingi saame mõlemad veel valida. Seda ma tean, mis see oli. Ma ei tea, mis see oli. Väga mine ka. Ma tean, mis on. Ma ei tea, meil on täpselt sama kinkiks. Neli mõnusad. Calvin. Calvin. Jaa, võisin meelde. Thank you. Kas me kinkid juba ühtesime? Update, me oleme poes nüüd. Sest et ühel rasedal tuli jäätisiisu. Ja mõtlesime, et teeme korra pausi ja siis läheme koju tagasi. Ja kui me juba tulime, siis me võtsime kõik nädalatoidud ka. Selli ise valisin endale. Kui juba, siis natuke parem. Nüüd ikkagi teeme nulli lahti. Saame natuke täna ja natuke homme. Ja ma mõtlesime 3. jõulufilmi asemel. Me jätkame hoopis Netflixist oma P. Diddy dokumentaali, mis me hommikul alustasime. Et siis lõpetame oma jõulufilmidega homme. Homme äkki vaatame seda Santa Clausi. Aga see P. Diddy 4-osaline dokumentaal päris huvitav tundub. Sulle? Mulle. Pane korralikult. See on sulle. Ja siukse korgi paneme peale. Väike liga. Ongi või? No, nice. 2 mull. But if you know Sean, he's never alone. He needed a new mitts for himself. This was on the cover of the Desert Sun newspaper in our local Palm Springs today. Ma ei tea, mis toimub, aga märkasime täna jälle 9:30, nagu eilegi, ja täna me isegi ei ärganud vahepeal üles. Ma jäin reaalselt magama kell 11, full nokkis ja märkasin 9:30. Ehk siis magasin 10,5 tundi ja Sass samamoodi, nii et me ei saa öelda, et see on mingi raseduse väsimus. Meil oli mõlemal tegelikult üsna intensiivne nädal, Sassil oli töö juures hästi kiire. Ehk siis ma arvan, et see kuidagi jõudis meile järgi ja eile me olime ju ka tegelikult põhimõtteliselt terve päeva kodus. Nii et jah, 1 suur kohv on siin praegu väga kasuks. Cheers! Tänane plaan on muidu selline, et ma nüüd lähengi pessu. Ma panin eile fake tanni ka siin veits laiguline kõik. Teen ennast natuke korda, sest et meile jõudis
beebivanker. Mul ongi Babysitiga 3 tootega koostöö. Esimene oli Baby Björn, nagu te nägite. Beebitoas ei ole uuendusi, me ootame Kaupot seinasid värvima. Kaupo, kui sa seda vaatad, kirjuta mulle palun, sest me ootame sind väga. Me tahaks oma beebitoa seina värvida roosaks. Ja meie kõike oskav ekspertsõber Kaupo tuleb, teeb seda, sest et siin on vaja tegelikult mingid pragusid ka pahteldada, mis on vajumisega tekkinud ja et see ei ole lihtsalt nii easy breezy, et viska värv seina. Nii et me otsustasime, et me jätame selle asja eksperdile, aga Kaupo, kus sa oled? We need you nagu desperately. Igal juhul see Baby Björn on praegu siis seal koli keskel kolitoas. Teine toode siis, millega on koostöö, mis ma ei suuda uskuda, sest see on siuke privileeg ja suur asi ja ma olen nii tänulik, et mul on üldse võimalus mingi koostöö teha nii suure asjaga. Ongi vankri komplekt. Iga ema või rasenaine, ma arvan, teab, et see on nagu ikkagi suur väljaminek. Vahet pole, kas sa teed seda nagu uuena või järelturult, on ikkagi suur väljaminek. Et meil oli võimalus valida endale mingi ülihea vankri komplekt. Mind blown. Ja siis 3, mis tuleb veel kuu lõpupoole, on turvatool. Aga täna see tellitud vankri suur karp jõudis meile. Me käisime neid manööverdamas ja proovimas juba eelmine kuu Babysitis. Ja täna me teemegi selle siis koos Sassiga lahti siin ilmselt mingi tunni aja pärast. Aga ma filmingi seda protsessi ka siis nagunii teile vlogi mõttes. Aga Instagrami koostööks ka. Paneme selle kokku, saame uuesti manööverdada, vaatame kõik detailid üle. Mul välja arvatud see, et ma kunagi Babysitis töötasin ja natuke nagu toote näol tutvusin asjadega, ega mul ei ole kunagi ju vankrit olnud, nii et me peame kõike õppima nullist. Väga põnev ja tore päev selles mõttes. Ja siis vaatame juba peale seda, mis meile päev toob, et võib-olla lähme korra rahvaraamatusse. Meil aeg-ajalt Sassiga meeldib käia seal Virus trollimas. Eriti nüüd jõulukuul me ei olegi jõudnud minna, et äkki neil on mingi jõuluväljapanek. Aga kõigepealt ma jätan selle kohvikruusi siia alla ja lähme pesame selle laigulise päevituse maha. Just mõtlesin, et mis ma näksida saan. Ja siis kuulen oma sukis mingit krõvinat. Mu päkavik on ikka väga fitnessiks hakanud, nii et ma söön mingi pool sellest ära ja siis filmime oma vankri koostöö. Teeme koos taste testi. Kuna ma söön enamus ajast nagunii ainult niksi, siis ma väga neid bearbelse pole söönud. Protein bar, peppermint bark, piparmindi maitse äkki. Huvitav näeb välja roosavalgega. Väga kreemine. Pool ja vallas. Sass nüüd võtab ampsa. Okei, ei pea võtma. Piparmündi kakao, vaata vahepeal on jõuludel. Sass toob nüüd konkust meie suure karbi vankriga. Jules Day 5 vankri komplekt. Paneme selle kokku ja siis ma näitan teile ka, mis seal erilist on. Ja mulle lihtsalt hullult meeldis selle Jules brändi missioon ka, et nad istutavad puid iga toote pealt minu arust, mis keegi ostab. Neil oli mingisugune keskkonnasõbralik missioon, rääkimata siis muidugi toode oli ka hea. Aga paneme selle kõigepealt kokku, siis ma näitan teile täpselt, millega see on ja siis me saame ette kujutada, kuidas ma kärutama hakkan ja Sass, siis kui ma ratsutan kogu aeg ja Sass ainult kärutab. Where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Nowhere, 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 nowhere. Siuke vanker. Sass näitab, kui kerge oli manööverdada. See meile meeldis juba seal poes, et ta on nii kerge ise see vanker ja ta manööverdab hästi. Istme osa on ka veel seal, aga sellega me ei hakanud seekord jamama. Siin on muidu see vari, siis see mingisugune käepide siin käib. Niimoodi ära igatepidi, et saad tõsta eest. Lukuga käib muidugi see kate ära, nagu enamus kärudel. Siis siin all on üks nupp, millest saad tõsta ta kergelt ära selle voodiosa. Oma beebi, viita tuppa, kui ta magab. Seal on meie piip, lapse nime ei tohi öelda. Seal on meie pisike tütreke siis ja seal tõmbad alguses nagu läks aega, et natuke nuputada, aga paned selle alla ja lihtsalt tõstad jumala kergesti raamga kokku ja saad autosse panna või konkusse või kuhu iganes. Poekärud võiks küsimuse peale. Ja esimene asi, mis Sass ütles juba seal Babysitis, kui me manööverdasime sellega, et poekärud võiks olla nii lihtsasti manööverdatavad, nagu nii mugav ja nii kerge. Nii, siin komplektis on siis raam koos esi- ja tagaratastega, vankrikorv, istumisosa, laiendatud päikesesirm, ostukorv seal all, kuhu asju panna, turvakaar ja kasutusjuhend olid kõik olemas. Vankril on nii vankrikorv kui ka istumisosa, saab kasutada beebi esimesest elupäevadest kuni umbes 4-aastaseni, hüpoallergeenne madrats, millel on suurepärane õhuventilatsioon ja suur kaarvari, mis kaitseb päikesevalguse, tuule, vihma ja lume eest. Istet saab siis paigaldada mõlemas sõidusuunas, kui laps on juba suurem. Istumisosa saab langetada ka täiesti horisontaalsesse magamisasendisse. Istmeosal on 5-punktiline turvavöösüsteem. Jules istutab iga müüdud toote eest ühe puu, kasutab pakendites ainult taaskasutatavaid materjale, annab oma toodetele eluaegse garantii ning kasutab vaid 100% mahepuuvilla ja ümber
töödeldud plastikut kõikides oma vankri osades siis. Vankrid paistavad silma siis oma disaini, mugavuse ja lihtsa kokkupandavuse poolest. Oli väga lihtne kokku panna siis. Mingite osadega me ikka täiega nuputasime pead, vaatasime YouTube'ist, aga saime hakkama, nii et ei olnud midagi hullu. Igal juhul Jules on keskkonnast ja tulevikust hoolivate stiilsete vanemate valik. Ma ei tea, praegu me oleme küll väga rahul. Kui meie laps ära sünnib, siis ilmselt mingit lund nagunii ei ole, nii et sellega ma ei oska kommenteerida, et kuidas mingi lumehanges sellega oleks sumbata, aga praegu nagu tavalise pinnase ja maa peal tundub hästi kerge ja mõnus. Nii et jah, järjekordne asi meil siis tehtud ja kokku pantud. Meie esimene vanker, ilus. Kas sa oleks arvanud kunagi sassi, et sul üldse on lapsevanker? Kas sa oleks arvanud kunagi, et sul on lapsevanker 34-aastase Paide naisega? First Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Rahvaraamatus oli nii mõnus atmosfäär kuidagi. Kuigi palju rahvast oli ka täna, ilmselgelt mingi 1 nädalavahetus, 2 nädalavahetust enne jõule. Me valisime mõlemad Sassiga ikkagi ühe raamatuga, kui me juba siin olime. Me seekord kohvikusse ei läinud, aga Sass valis mingisuguse krimka. And then there were none. Siin on kirjas, et best-selling crime novel of all time. Kas on mingi klassik siis huvitav? Agatha Christie on küll muidu. Ongi Agatha Christie, sa oled nii haritlane. Minul oli Alison Espaki Notes on your sudden disappearance. Alison Espak oli see, kes kirjutas Wedding People'i, mis oli mu selle aasta üks lemmiklugemisi, ma ütleks jaanuaris. Ja ma nägin oma töökaasast ka Breakwaterist siin. Tšau Mari, kui sa vaatad seda. Ja Mari küsis mult ka raamatusoovitust, siis ma soovitasingi talle, et see Wedding People, sest see on mul nagu nii värsket meeles sellest aastast, et mulle meeldis. Ja siis ma nägingi seal kõrval, et selle sama autori teine raamat. Nii et ikka midagi saime ka. Ja nüüd lähme koju siis lihapalle tegema. Ma mõtlesin täna teha juba ammu tegelikult. Meil tulid novembri alguses juba mingid jõuluretseptid äppi ja üks on siuke kanapallid barbecue pohla marinaadis, mis tundusid mõnusad just nagu jõuluretseptidest. Selle sama feta juustu määrda, mis ma sõbrannadele tegin ja Euronixi Instagrami videos, kus ma tegin retseptega. Selle ma sain ka siit, see oli seal lavaširullide retseptis ja ma teen siis täna neid lihapalle. Kuigi siin on pandud suurema koguse ports, et 1 kilo hakkliha ja mis iganes, et ilmselt ka mingi jõulusööma on, aga ma teen ikkagi 400 grammi, 600 grammi, okei, siis ma pean arvutama natukene ringi ka need ülejäänud asjad, aga põhimõtteliselt ongi vaja kanafilee hakkliha, muna, riivsai, sool, pipar, siis salvesti pohlasalat. Pohlamoosiga ilmselt võib asendada ka, et paned lihtsalt natuke vähe. Tundub ka siuke hapukas, igal juhul mingis suuremas poes ikkagi võiks olla siuke pohlasalat ja barbecue kastet. Kanapalle saad teha ka ahjus, kuid kuuma õhu fritüüris saavad need kordades kiiremini valmis. Väga hea, sest meil on fritüür, mida me peamegi katsetama. Täna saame siis oma kanapalle seal teha. See ongi väga hea, sest et muidu ma peaks ahjus tegema, aga ma tahan panna kartulit samal ajal ahju ja jällegi kapsast kõrvale. Et siis meil on siukene kodune jõulupraad loodetavasti. Then you know it's Christmas when the snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. Nüüd ma lugesin retseptist, et me kõigepealt teeme kanapallid soola ja pipraga. Ja seejärel me praeme neid õrnalt kokku segatud pohlasalati ja barbecue kasmega pannil. Okei, väga huvitav. Let's do it! Christmas Day, the joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph hears his whistle and gathers all his friends. When Santa and his message wraps the final gift, you know it's time for Christmas for each and every one.
lõpptulemus on siin. Need nunnud lihapallid tunduvad väga head. See krõbe kartulahjust kopsas ja panin kreekat ka. Ja vaatame The Santa Claus filmi lõpuks, mis meil eile jäi vaatamata. Be a good boy. Bye, Charlie. Merry Christmas to all. Whoa, the color! I think I'm going to go into family business. Many Christmas Day. On 3. vlogipäev siin vlogmas 15 ja nagu te nägite, ma käisin hommikul trennis ära ja meil nüüd lõpuks tuli äpis laivi see teine rasedate kava, mida kuna ma olen teises trimestris, ma mõtlesin, et ma hakkan kohe täna tegema, aga siis ma märkasin, et mul on esimesest kavast ainult 1 nädal veel. Ehk siis ma mõtlesin, et kuna on see 24 päeva väljakutse ka, siis ma teen ikkagi oma esimese kava lõpuni, sest ma nagunii jälgin oma keha ja selles mõttes teen nagu tunnetuse põhiselt, et on see kava nagu terviklikult läbi, siis see 24 päeva challenge'i jõulunädalal on ka tegelikult tavatreenijatel, 24 päeva treenijatel 2 trenni, ehk siis ma teen 2 rasedate kodutrenni üksikutes trennides ja siis nädal peale jõule, kui ma oma 24 päeva väljakutse olen ka juba lõpetanud, siis ma alustan seda teist kava. Et siis on niisugune põnev, mõnus ja siis tuleb juba uue aasta väljakutse tavatreenijatel koos suurte auhindadega. Siis ma saangi teha see 8 nädalat lihtsalt oma uut rasedate kava ja mul on põnev. Täna otsustasin ikkagi jätkata vana kavaga, viimane nädal veel jäänud ja tegin tublisti ära ja 20 minutit kardiot ka lõppu, nii et enesetunne on hea. Aga nagu te näete, ma olen juba oma tööasendi sisse võtnud. Ma võtsin suure kohvi, sest ma kuidagi tundsin mingit unistunnet trennist tulles ja nüüd mul on juba märkmik siin ees. Tööasjad ootavad, kuna eelmine nädal oli hästi siukene nagu veider liikuv autokolieksam, õhtuti istumised. Siis ma tundsin iga päev, et see arvutis olemise aeg, kus mul on vaja meile vastata ja värki, et see oli kuidagi nii limiteeritud, et nüüd mul on reaalselt, ma arvan, mingi 2-3 päeva, kus ma istun ainult arvutis. Mul on vaja siis nende järgnevate päevade jooksul ära editida uue aasta challenge'i kodutrennid, siis uue aasta challenge'i kogu sisu IT-le saata, et see saaks äppi sisestatud kenasti, suhelda videograafiga, siis mul on vaja saata promoagentuurile, Häkk on meil, väga soovitan, digiturundusagentuur Häkk, kes tegi meile brändistrateegia, kus me saime teada siis, kes on meie sihtgrupp ja hästi palju häid ideid neilt, et kuidas oma firmat kasvatada ja nüüd me kasutamegi neid siis iga kuu nende mingisuguste YouTube'i ja Facebooki ja sükeste reklaamide eest, mis jooksevad vahele, mis me ilmselt kõik näeme. Aga see on ka siuke teadus ja analüütika ja mis iganes, et siis me kasutame neid. Ehk siis ma pean nendega suhtlema ka järjekordselt uue aasta väljakutse osas. Siis see Babysiti koostöö, mis ma filmisin eile, ma pean selle ära editima ja saatma. Siis ma pean filmima viimase Babysiti koostöö, mis oli siis turvatooliga. Turvatool ootab ka meid konkurss, seda näete järgmises vlogmas, siis ma olen jäävi. Siis ma pean tegema uueks aastaks lepingud uuendama kõik äppi sisuloojad, treenerid, kõik nende lepingud, sest nad olid ainult 2025 aastaks tehtud praegu, ehk siis uued lepingud. Siis ma pean sotsiaalmeediatüdrukuga suhtlema, saatma talle samamoodi siis uue aasta väljakutse sisendi, info, bännerid, asjad, et tema saaks neid sotsiaalmeedias kajastada. Siis see kõvaketas, mis Sass mulle kinkis, ma tahan kõik tööasjad kenasti sinna organiseerida ja tõsta. Praegu mul on siis ainult see üks kõvaketas, nagu ma ütlesin, et oleks siis eraldi töö kõvaketas. Ja kindlasti ma tulen veel mingi 10 asja peale, sest mul on meilides ka veel mingeid muid vari ja asju. Ja mul on hea meel, et mul ei ole isegi mitte ühtegi mingit pisikest, ma ei tea, kulmudesse või mingi siukest asja tänaseks ega homseks. Ma lihtsalt siis istun ja teen tööd.
teen nüüd tööst pausi ja mul tuli meelde, sest ma tegelikult juba see nädal lähen põhimõtteliselt Tallinnast ära, et ma peaks oma viimased kingid ära pakkima ja mul on 2 kinki ainult veel pakkida ja need on mõlemad Henrile. Ma ei pea isegi muretsema teile näidates, sest ta nagunii vaata mu vlogmassi. Nii et mul on siin 2 lõhna. Ma ei tea, mingid väga imelikud, mingid araabia lõhnad. Ise saatis lingid, aga ausalt öeldes mul on hea meel, et need ei olnud mingi 100-eurised Armani lõhnad. Need mõlemad olid soodukaga minu arust mingi 20 midagi eurot, 80 milli ja 100 milli. Ja ta ainult saatis mulle need, sest et meil on Paides tegelikult loosipakk kogu perega, et igaüks saab 1 kingi, aga ma kuidagi tunnen, et Henri on ikka nagu laps meie peres, et tal võiks rohkem kinke olla. Siis ma ütlesin, et saada mulle lihtsalt veel linke. Ja see loosipakk juba, mis ta küsis Paides, oli 1 lõhn ja nüüd ta saatis mulle veel 2 lõhna juurde. Ja ma ei tea, ma mäletan küll oma teismeajast, et nagu pool klassi olid pigem siuksed, kes mingi lõhnasid pigem võib-olla higi järgi ja pool klassi olid siuksed, kes olid täiesti oksendamiseni ennast lõhnajalist üle valanud. See on minu arust mingi känane vend teismelistel ja me teame, kumb Henri siis neist on. Ma ei tea, mida üks inimene nii paljude lõhnadega teeb, aga that's beside the point. Ja mul on veel eelmise aasta Hemtexi kinkepaber. Oli mul lemmikpaber ja värv. Ja siit siuke ilus tumeroheline. Ma see aasta ostsin sealt soodukaga 1 valgega. Ja see paber, ma isegi ei mäleta, kus ma selle ostsin, aga see on siukene südametega jõupaber ja lihtsalt ka punane lipsümbel. It's white outside and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air. Ja üks pakk veel, mis ma tahtsin teile näidata, kui me siin juba räägime, on siukene Fly Baby. See on saksa firma, kui ma ei eksi. Disainitud Berliinis ja toodetud Euroopas. Need on siis beebide kõhukotid ja need jäid mulle Black Friday ajal silma. Ka samamoodi, mis me vankrist rääkisime, et see oli taaskasutatud polüestrist. Ta on mingist 3D kudumaterjalist. Kaalult on hästi kerge ise, aga samas mega vastupidav. Ja seda kogu materjali saab siis uuesti taaskasutada, kui selle eluiga on nii-öelda läbi. Jällegi ma ei tea, kuni mu laps on käes, kas ta üldse magab vankris, kas ta üldse istub kõhukotis või mis iganes, aga mulle tundub just nende laste puhul, kes tahavad väga olla süles kogu aeg, et siis kõiksugu need mingid mähkimislinad ja kõhukotid ja asjad võivad olla väga-väga kasuks. Ja kasutusjuhend on ka eesti keeles täitsa olemas. Seda võib kasutada alates 3,2 kilo lapsest, siis väga väiksest kuni 15 kiloni. Ja muidugi peab alati kontrollima, et kõik kinnitused oleks kinni ja nii edasi ja ettevaatlikult ikkagi hoidma. Ja ta on mul siin juba mõnda aega olnud, aga ma ei tahtnudki teda enne proovida, et ma tahtsin nagu vlogmassi ajal teile näidata lihtsalt, sest mulle endale nii meeldis selle välimus. Meil on siin katsejäneseks lapsed vastu võetud, mis ma siin seis tellisin talle. Siukene pisike kutsu ja vaatame kohe siis, kuidas see lahti käib. Kõik need lõpsud on siuksed, et nad käivad siit pealt lahti ja lihtsalt hästi kergesti kinni. Kui sul on laps seal süles ja sa askaldad selja tagant, siis sa ei pea midagi seal nagu siduma või mis iganes. Siis ta tuleb siit niimoodi lahti ja olenevalt siis lapse suurusest siin ees on mingisugune siuke pingutamisnöör. Boom, see on hea nurk. Esimene tähelepanek kohe, et see on nagu ülimugav. Pingutan korra natuke veel. Võtame oma lapse siit sülle. Viskame selle üle ja teisega. Ja siin ma siis olen oma kunagise beebiga. Reaalselt, kui mu naabrid näeks, mida ma teen. Lambist mingi keset tööpäeva. Reaalselt mul on lõunapaus, ma mingi katsetame kõhukotte. Aga nagu ma ütlesin, mind nii paelus esiteks see välimus. Siit saab veel vajadusel katta õrnalt pea kinni. Ja tõesti need rihmad siin, need nagu turvavöökinnitused, ma ütleks, mega mugavad. Ja siit natukene pingutasin ka oma beebi tagumiku suuruse järgi väiksemaks. Ja that's it. Päris nunnu minu arust. Mega elav, et seda siis kasutada loodetavasti. Loodetavasti need kõik asjad siis saavad praktikas ka kasutust, aga järjekordne Black Friday haul. Paar tundi on möödas ja mul on siuksed mingid verivorstid õhtusöögiks. Kuigi mul on veits praeduitudest siiber, aga mul pole midagi muud praegu hetkel kapis. Nii et ma teen need ära ja ma arvan, ma teen ka fritüüris. Siuksed mini verivorstid. Ja siin on ainult 6 grammi rasva 100 grammis ja see on see E-vaba Oskari sarjast. Mulle hullult maitsevad need, nii et ma olen paar korda neid ostnud. Kuna ma ei taha kartulit ka kõrvale, siis ma teen lihtsalt unpopular, aga tatrahelbeid. Need nii maitsesid mulle, kui ma tegin üks nädal. Nii et tatrahelbed, verivorstid, kreeka jogurtit ohtralt. Natuke saab seda pohlasalatit lisada, ilmselt on päris hea. Ja siis empsi lechot ka. Ja loodetavasti mingi 15 minuti pärast meil on hea toit valmis. Every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around.
Tatar herbed on valmis. Kas see näeb välja nagu koerapuder? Jaa, aga usaldage mind, kui te ei ole proovinud ja teile maitseb tatar. See on mega hea, eriti järgmine päev. Ja siin meie verivorstid ka on kohe valmis. Nad täiesti särisevad siin, nagu kuulete. Ja 3 minutit veel. Ülilihtne. Nüüd on mingi teine nädal, kui ma seda katsetan. Pole never olnud sükest masinat varem, aga siiani on küll sükest asjadega elu väga lihtsaks teinud. As I walk outside, the Christmas choir sing Merry Christmas to you.